Edasi me lähme andmete teemadega. Seda, kuidas need kätte saada ja kuidas neid hallata, aitavad näiteks andmeplatvormid, andmeruumid. Seda kõike jagab meile Ralf-Martin Soe, direktor Targa linna tippkeskusest ja ka noorem professor TalTechis. Palun. Mina olen siis Ralf. Ma olen selles mõttes heas rollis, et ma sain korraldajatelt, thanks Rapidity and Ignacio and Chris, ma sain mõned slaidid ette, aga kuna need oli inglise keeles ja mul paluti ettekanne teha eesti keeles, siis ma sain need mudida niimoodi, kui tahtsin. Ehk, et nüüd te näete seda, kuidas mina küll Sillega koostöös seda Eesti vaadet siin esitlen nii kaasavalt ja kui võimalik. Aga see on siis, ütleme, see suurem pilt, et me räägime nagu avaandmetest ja me räägime jagatavatest andmetest. Ja see suurem pilt on selles, et avatud andmed on siis andmed, millele igaüks võib ligi pääseda, neid kasutada, jagada. Kunagi 10 aastat tagasi, kui me tahtsime teha Targa linna tippkeskust, oli meil esimene mõte, et me teeme avatud andmete tippkeskuse. See oli meie nagu soov, mõte, koostöös nagu Soome partneritega. Aga tookord oli Eestis oli tagasiside väga kiire Riigikantselei ja ministeeriumi tasandilt, et ei, ärme seda tee. et me ei näe ärilist väärtust, me ei näe, miks seda teha ja nii edasi. Tänaseks on see väga palju muutunud. Eesti on ka rankingutest avaandmete osas tõusnud kõvasti ülesse. Ma ei tea, kas kunagi Toomas Türk Tallinna linnast rääkis, et Tallinn on linnana Eesti avaandmete portaalis teine organisatsioon, kes oma andmeid pakub. Ma ei tea, kas see tänaseks on sama, aga suurest tõenäosus on, et Tallinn on ka avaandmete keskkonnas üks kõige suuremaid nagu andmepakkujaid. Aga mis ma tahtsin välja tuua, et siis me räägime ka nagu jagatavatest andmetest. Ma hakka seda defineerima, et väärtuslikud teistele isikutele ja nii edasi, aga mis ma tahtsin öelda, et võib-olla Eesti puhul on unikaalne see, et olles nii väike, meil ei ole nende linnade juurde, ka Tallinna juurde ei ole tekkinud seda ühte linna avaandmete keskkonda, vaid me kasutamegi seda ühte avaandmed.eesti.ee keskkonda, kus iga organisatsioon saab üles panna ja seal Tallinna linnal on seal ligi 50 erinevat andmebaasi näiteks. Aga mis on siin lihtsalt võib-olla oluline koht, mida välja tuua ja kus Eesti on nagu teises dimensioonis absoluutselt kõike teiste Euroopa ja maailma riikidega, on siis jagatavad andmed. Et mina peaksin täna rääkima teile sellest, et jagatavad andmete kasutusele võtta on järgmine suur samm. Aga see ei ole järgmine suur samm. Eesti tegi seda ära juba 2000 alguses, ehk et Eesti on ainuke riik, kus andmeid jagatakse üle interneti KOV-ide siseselt, KOV-ide vahel, KOV-ide erasektor, KOV-ide riik. See on väga unikaalne. See ei ole täpselt sama asi, mis on andmeruum. Annika Puura, kolleeg, võib sellest natuke rääkida, mis seal vahe on, aga see on suhteliselt sarnane ja ütleme, et jagatavate andmete osas me oleme väga unikaalsed ja meil on väga palju õppida ja võib-olla oli ka see, et 10 aastat tagasi, kui me tahtsime seda avatud andmetele suuremat fookust panna, Eesti poolt ka, siis tegelikult oli see tagasiside ministeeriumite tehnilise kogukonna poolt oli see, et aga meil on XD, et me tegeleme sellega, on ju. Ja siin ma võib-olla ei lähegi nagu sellesse, et kuidas teised linnad üle Euroopa on oma andmestruktuuri üles ehitanud ja millega nad tegelevad ja näiteks Helsingiga ka me oleme päris palju koostööd teinud sellega, et Helsingis on kusagil 3000 ja 5000 erinevat andmebaasi, mida nad siis omavahel üritavad ühildada ja need andmed tööle panna ja see on olnud viimased 3, 4, 5 aastat nende suur väljakutse, et tänu sellele riiklikule XD raamistikule, tänu selle õigusraamistikule ja toetavad tegevustele, me oleme väga heas olukorras Eesti poolt sellega. Ja võib-olla on see, et see annab Eestile oluliselt suurema eelisega nende andmeökosüsteemide loogika osas, mis ongi siis ajatud infrastruktuuridel toimivad, mis siis võimaldavad usaldusväärset andmete jagamist kokku lepitud tingimustel, mis on siis oluline välja tuua. Et
et põhimõtteliselt nagu, kui me tahame siin Eesti kogukonnana, me saame päris palju nagu kaasa rääkida selle andmeruumide loomise teemal just jagatavate andmete kontekstis, kuna seda meie KOV-id igapäevaselt teevad. Ja kui me lähme ka nagu XD andmevahetuse juurde, see on vana slaid, vana info, ta lihtsalt näitab, et miljoneid erinevaid nagu jagatavate andmete omavahelisi punkte, mis liigub nagu andmebaasist andmebaasi loogikaga. Aga mis on siin oluline, on see, et umbes 2/3, kunagi, kui ma seda sisse vaatasin, ma ei tea, täna võib-olla on see 3/4 või pool, mis iganes see formaat on, aga tookord, kui sisse vaatasin, umbes 2/3 teenustest, mis XD põhjal nagu pakutakse, on kohaliku omavalitsusega seotud. Ehk et kohalikud omavalitsused on väga suured nagu võitjad sellest riiklikust raamistikust, jagatavate andmete raamistikust. Ja praegult ütleme andmeruumide osas me räägimegi sellest, et meil on jagatavad andmete loogika on siis selles, me defineerime ära, et kes turvaliselt, kuidas saab ühe organisatsiooni andmetele ligi väljaspoolt teist organisatsiooni. Et see Eesti kogemus on siin unikaalne ja see võib-olla teebki selle meid tugevaks. Aga mis on meie nagu kõige suurem väljakutse ja siin ma pean vaatama, et ma ei jääks nagu liiga pikalt kinni, Sille juba noogutab, on see, et võtan hästi lühidalt kokku ja ma isegi ei hakka seda slaidi lahti rääkima, on see, et Eesti on 1,3 miljonit inimest ja me oleme digitaalne saar. Et meil on küll natukene andmekoostööd Soomega, me osaleme muudes platvormides ja edasi, aga sellist nagu andmevahetust KOV-ide siseselt või KOV-ide vahel, mis me sisemiselt on seda viia väljapoole, me pole suutnud seda teha. Ja suure tõenäosusega sellisel kujul ta realiseeru ka. Ehk et me oleme see digitaalne saar ja selle oma nagu ülesehitusega suure tõenäosusega selleks jääme ka, sellepärast, et juba 10 aastat tagasi nagu unistasime sellest, et Eesti ja Soome vahel nagu tekib selline XD-de föderatsioon. Tehniliselt on see kõik võimalik, aga ütleme organisatoorselt sellisel kujul ei ole käima läinud. Seal mõned use case'id on, aga ta on oluliselt tagasihoidlikum, kui me tahaksime. Ja võib-olla see on lihtsalt üks näide, et mingi aeg oli nende andme siis järvede loogika alusel oli hästi suur lootus selles, et nendel ülevalt alla või linna enda nagu juhtlaudadel on suur potentsiaal. Dublin oli seal eestvedaja ja nii edasi ja kui hakkasime see Dublini lugu uurima, sorry, et ma seda Tallinna asja näitan, aga ma ühel hetkel pidin näitama ja siis ma suvalisel hetkel võtsin selle lahti, siis kui ta veel elus oli ja töötas ja näitasin, et milline ta oli. Jah, vabandust, et ma seda välja toon, aga niimoodi tookord oli ja ma pidin seda näitama. Aga see Dublini kogemus oli see, et nad tahtsid teha nagu seda ideaalset Smart City dashboardi. Ja ühel hetkel nad lihtsalt said aru, et nad suudasid üleval pidada ja panid kinni. Ja tänaseks Dublini nagu see dashboard on kinni pandud ja see oli nagu see teed rajav kontseptsioon. Ja mis on ka nagu see, et küsimus ei olegi juhtlaudades või selles visuaalses pildis, et küsimus on selles, et lõpuks kuidas kuidas andmeid on võimalik vahetada ja liigutada, on võib-olla see kõige suurem küsimus. Kui selle lahendada ära ja siis vahet ei ole, mis see, nagu see väljund on või platvorm või juhtlaud, et sealt saab igasuguseid juhtlaudasid teha, kui need andmed liiguvad. Ja võib-olla see ka, et me väga palju sellest ei räägi, aga selle andmeruumide ühe suurema nagu Euroopa Komisjoni algatuse pilootides Fines Targani tippkeskus on ka kaasas ja kontseptuaalselt tegelikult nagu need on suhteliselt sarnased sellele, milline on Eesti nagu andmearhitektuur.
ideaalis nagu me võiksime seal näha, et tekib ka nagu seda jagatavate andmete võimekust ja pilootimist rohkem, sest täna me oleme nagu eelkõige nende pilootide osas, mis me vaatame, kõik tegelevad nagu minu tunnetuse järgi, me olen nii väga kaasas, enamus tegeleb nendega või isegi kõik tegelevad avaandmetega või avatud andmetega. Aga küsimus on selles, et kuidas sealt saame edasi minna ja seal on see Eesti potentsiaal hästi suur, Eesti KOV-ide potentsiaal hästi suur, aga mitte ainult Eestiga seda tehes, vaid kaasates ka siis linnas Eestist väljapoole oleks see tugev asi. Mis on siin oluline on see, et kui me räägime nagu nendest kohalikest digikaksikutest ja ma olen täitsa nõus, et neid on võimalik defineerida erinevad viisi, nad võivad tähendavad erinevaid asju, aga see saab alguse ja võime isegi panna ka juhtlauad ja mis iganes, me paneme mingid platvormid ja nii edasi, et need eeldavad või paneme siia tehisintellekti, ükstapuha, mis me siia paneme, need kõik eeldavad mingisuguseid andmeid ja mida rohkem need, mida kvaliteetsemad on, seda paremini nad kipuvad töötama, aga siin me ei saa rääkida ainult nagu KOV-i kui administratiivse üksuse enda andmetest. Me peame rääkima KOV-i või linna või valla kui siis piirkonna andmetest ja need on täiesti kaks eri asja. Kui me räägime näiteks Tallinna linna nagu kõikidest võimalikest andmetest, mis siin on, siis meil on absoluutselt perfektne andmebaas kõikide inimeste, kõikide liigutuste kohta, aga mitte keegi mitte kusagil ei saa selle ligi. Sellepärast, et minu kell lindistas minu käigu siit kodust lasteaeda ja lasteaiast siia. Keegi teine peale minu ja Karmini sinna ligi ei pääse. Keegi veel, aga ütleme, et suures pildis on ju. Ja mina need andmed kuidagi sealt välja ka ei saa ja ma ei saa ka teiega jagada, ma ei saa Tallinna linnaga jagada ja nii edasi, aga see andmemüra on hästi suur. Ja kui me räägime sellest, et Tallinna linna eelarve on umbes 1 miljard aastas ja me räägime sellest, et Tallinna kui piirkonna siis raha kokku SKP on umbes 20 miljardit, siis andmetega on see kindlasti sarnane, võib-olla isegi veel ekstreemsem. Ehk et kui me räägime, paneme kogu vastutuse andmete jagamise osas nagu Tallinna linnale või Tartu linnale või ükstapuha millise vallale linnale, ütleme, et sellest tekib nagu ideaalne andmestruktuur, seda kunagi ei teki, sellepärast et see linna kui administratiivse üksuse enda andmed on üks väike murdosa sellest ja siis tegelikult meil on vaja seda, et meil tekiksid andmed ka ettevõtete, ülikoolide inimeste poolt, kes selles hinnakeskus on, kui me sellest räägime. Ja siis meil on vaja tegeleda sellega, et andmeruumid tundlike andmete jagamiseks partnerite vahel, mis on siis ütleme avaliku sektori osas Eestis väga hästi XD-ga lahendatud, kuid võib-olla selles erasektori loogikas meil on päris palju õppida ja kui meil need asjad kõik jooksevad, siis me saamegi neid ideaalseid digikaksikuid luua ja see on vist eelviimane slaid pärast viimast. Ma ei taha nagu siin detaili minna sellega, aga lihtsalt võib-olla välja tuua, et mida Euroopa Komisjon on ka investeerinud ja kus üks meie partneritest Open and Agile Smart Cities on üle 10 aasta nagu töötanud, on see, et nad on loonud siis lihtsamaid viise, kuidas neid jagatavaid andmeid omavahel vahetada. Ja täna me oleme näinud seda, et see meie XD lahendus töötab väga hästi kõige turvalisemate, kõige keerulisem andmete osas nagu terviseandmed ja politseiandmed ja nii edasi. Aga me näeme, et need lahendused, mis on need siis nagu piisavalt head, mitte superhead, mitte super turvalised, need minimaalsed koostöövõime nagu lahendused, need võivad olla päris head alternatiivid, kuidas minna kiiremini koostöösse erasektoriga, kuidas minna kiiremini koostöösse teiste linnadega väljaspoolt Eestit. Ja siin on siis nagu rohkem selles osas ka infot ja case ja nii edasi. Väga vabandan, et ma ajast üle läksin tõenäoliselt. Ei läinudki või? Natukene on veel aega, aga tahaks jätta vähemalt aega üheks küsimuseks ka aega. Kui sa tahad kiirelt veel mõned asjad. Et ma olen teadlane ka ja siis me oleme uurinud seda, et kuidas linnad arvavad andmetest ja ma lihtsalt lühidalt ütlen, et Eesti KOV-ide kokkuvõte on see, et oskused ja võimekus andmete kogumiseks ja kasutamiseks on madalat üldiselt. See on see kokkuvõte, mis me oleme 35 KOV-i osas intervjuud teinud kusagil 5 aastat tagasi, see on vanem uuring. Siis tegime üleilmalise uuringu ÜRO-ga koos, kus me intervjueerisime Eesti linnasi üle 10, ma ise ka intervjueerisin ja mõndasid isegi teist intervjueerisime, kus me jõudsime sinnamaani, et
küsimus ei ole nagu ainult tehnoloogias, vaid tegelikult see algab nagu strateegiast ja sellest, et kuidas me koostööd teeme. Aga sinna ma ei taha ka sisse minna. Ja võib-olla, mis olulisem asi on praegu, on eelmine aasta üks magistritöö kaitsti, mida ma juhendasin, millest me täna kirjutame ka teadusartiklit, on see, et Eesti puhul päris suur vahe on nagu siis andmete osas nende omavalitsuste osas, keda me nimetame suureks. Ma ei tea, kas linnad Ladina-Ameerikas on nõus sellega, et Tallinn on suur linn. Tõenäoliselt mitte, aga ütleme, et kui me räägime suuremad omavalitsused nagu Tallinn, Tartu või kui räägime väiksemad omavalitsused, et seal see sõltuvus nagu ka suurtematest omavalitsuste riikidest on väga palju suurem. Aga ma siin annan siis tagasi selle hulga. Olemas. Suur tänu kõigepealt ja kindlasti nende teemade osas, millest kiiremini üle käisime, kohe lähme pausi juurde ka, siis on võimalik Ralfiga täpsemalt rääkida. Aga annaks võimaluse nii virtuaalselt osalejatele kui ka siin ruumis ikkagi küsida vähemalt ühe küsimuse, ennem kui edasi liigume. Mis mõtted ja küsimused teil on tekkinud? Hetkel mitte. Võib-olla siis... 6 sekundit on meil jäänud. 40 sekundit. Tõsi? 3, 2. Ma annan selle mikrofoni ka. Taavi Saarte Energiaagentuurist. Et mul lõpuks läks juhe kokku natuke, et alguses rääkisid, et meil jagatud andmetega on super hästi, siis lõpus näitasid mingi slaidi, kus et ikkagi tohutu õppimiskurv on. Et nagu päriselt vähemalt Saarte omavalitsuste peal 9 kuud üritanud andmeid kätte saada, siis suht tühi maa ikkagi. Et nii KOV-i enda kui ka siis KOV-ile otseseid teenuseid pakuvad, et kui seal on kas siis riigi ettevõtte või rääkimata eraettevõttes, siis neid andmeid ei saa mitte kuskilt nagu. Et kuidas meil see lugu siis on hästi või? See on nagu, ütleme, et üheski teises riigis minu teada sellist lahendust ei ole, et sul on tekkinud nagu võimekus küsida andmeid teistest organisatsioonidest väga lihtsalt siis üle interneti ID-kaardi, mobiil-ID kaudu nende andmete osas, kus sul on õigus ligi pääseda. Sa saad täna minna ükstapuha millise tervishoiupakkuja juurde näha oma andmeid nende käes, mis on viimasel tekkinud, kas ta on perearstikeskus, kas ta on haigla, kas ta on KOV. Sa saad nendele andmete ligi, sa näed neid ja see on täiesti unikaalne. Aga see on unikaalne ainult selles liinis, mis on puhtalt nagu seadusega ette nähtud kohustuslik. Ja KOV-ide osas ka, et KOV-id teevad nagu seda, mida neile nagu nõutud ja see raamistik on paika pandud. See on väga unikaalne. Meil on isegi näiteks Kanada näitel kusagil 5-6 aastat tagasi. Kanadas on näiteks keelatud sellisel kujul andmete vahetus organisatsioonide vahel. See oli lihtsalt seadusega keelatud, et ei tohi seda teha. Meil on vastupidi, et meil on keelatud seda mitte teha, et iga nagu kohaliku omavalitsuse andmebaas peab olema seotud ja integreeritud XD lahendusega. Seda ei ole võimalik muud moodi teha. Kuid ütleme, et kui minna sellest väljapoole ja kui rääkida seda, et kas kogukonna põhiselt või siis ettevõtte põhiselt või ülikooli põhiselt tahaks andmetele ligi pääseda, mis on kas KOV-idel või riigil või keskkonnal, siis on täpselt see, et kui seda õiguslikku survet taga ei ole, siis on see väga keeruline. Ja meie enda kogemus näitab, et see väga hästi ei tööta. Ja võib-olla nagu mingites asjades, miks ka erasektor näiteks on kritiseerinud XD lahendust ja miks nad ei ole tahtnud nagu ühilduda sellega vabatahtlikult mingite andmebaaside osas on see, et võib-olla see on liiga keeruline ja liiga turvaline nagu ülesehituselt. Et võib-olla need siis muud koostöömehhanismid, mida välja pakutakse lihtsamad, aitavad sellega kaasa. Et jah, meil ütleme niimoodi riiklikud andmed, KOV-ide andmed, mis peavad liikuma ühest kohast teise, mis on seadusega ette nähtud, töötavad ideaalselt. Vähemalt teiste linnade ja riikidega võrreldes kusagil mujal sellist nagu ideaalset näidet ei ole. Aga kui sealt väljapoole minna ja kui rääkida seda ka, et millal mina nagu saan oma naisega jagada oma Karmini andmeid,
et ta ka teaks, kus ma liigun näiteks, kui ma tahan, on ju, et või millal nagu see laiem nagu suurte andmete nagu ligipääs tekib. Et sinna veel palju minna.